No nii, tere tulemast! Teemaks on siis oma õpimapi tutvustamine. Mina siis tegin oma õpimapi WordPressi keskkonnas. Keskkond on mul juba, juba pikemat aega olemas olnud. Seetõttu oli mul ainult tarvis, keskkond asub siis margus.ro.ee aadressil. Mul oli tarvis ainult luua uus alajaotus, milleks on siis infotehnoloogia koolis, kuhu siis üksteise alla minul vähemalt tekkis 12 postitust, sellepärast et mina näen, et meil on justkui 12 postitust. Okei, see läheb 8, ehk siis on 13 postitust. Ühesõnaga 13 postitust, mis on kõik kuuluvad kategooriasse infotehnoloogia koolis. Ja kui nüüd see kategooria lahti võtta, siis tõesti kõige viimane, kõige uuem on siis esimene ja siis tagurpidi tagasi minnes on vastavalt, kuidas siis aeg tagasi liigub, vastavalt sellele siis on kõik vastavad. Siin ka vahepeal tuleb veel tagasi liikuda, sellepärast ühele lehele mahub neid teatud arv. Esimene postitus siis on tulevikukool ja nii edasi nad siis vastavalt sellele lähevad, kuidas me pidime seal kirjutama neid asju. Et siis WordPress on see keskkond ja struktuuri erilist siis ei olegi, et üksteise all reas. Kui nüüd mõelda, milline teema kõige enam paelus, siis ega kõik need olid huvitavad. Aga võib-olla tõesti siis arvutimuuseumi osa seetõttu, et ma olen ka vähemalt nende arvutite osas, mis mulle on kätte sattunud, ka olemasolevatel piltidel on üks minu esimene välismaa arvuti, nagu ma selles postituses siin ka kirjutan, ja näiteks kassett Mac Vene aja oma, millega tuli programme sinna sisse lugeda, et võib-olla see oli selles mõttes selline nostalgiat tekitav postitus, mis oli huvitav. Samuti oli huvitav üle maailma erinevaid virtuaalseid arvutimuuseume avastada. Seetõttu siis jääksin selle postituse juurde. Aga tõesti, ega teised olid ka minu arust huvitavad ja pakkusid avastamisrõõmu. Ja mida ma siis oma enda kohta ja oma õppimise kohta selles valdkonnas õppisin? Võib-olla seda, et ühte õppeainet saab väga edukalt teise õppeainega seostada, nagu näiteks käesolev postitus, kus oli sisuloomega vaja tegeleda. Siis ma sain kasutada näiteks ühes teises aines tehtud tööd, et selline optimeerimise mõte oli. Ja mida veel siis õpitud sai, et võib-olla kui mõni asi on väga enesestmõistetav tundub, siis hakates seda tegema tehniliselt võib avalduda uusi nüansse, mille peale ei ole tulnud, nii et isegi kõige lihtsamad asjad tasuks enne võib-olla läbi teha, kui nendega õpilaste ette minna. Ja tõesti, kui nüüd veel üks detail välja tuua, siis ma olen selles samuse OPC ekraani tegemistarkvaraga väga rahul, et ma olen seda juba nüüd
kasutanud ka siis omaenda otstarbeks. Seega minu arust igati korda läinud moodul. Aitäh kuulamast!